Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Mida juhu ei õpi, seda Juhan ei tea. Mida Juhan ei tea, seda ta salgab. Ja siis kui vana Juhan ükskord tunnistama peab, et ta midagi ei tea, on mehel kohe vastus valmis. On kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Lollina, sureb ikka lollina. Mida ema ei ütle, seda Mari ei tea. Mida Mari ei tea, seda ta salgab. Ja siis kui Juku ükskord talle asja selgeks teeb, Mari käima peale jääb ja emalgi on vastus valmis. On kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Lollina, sureb ikka lollina. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Uudiseid koduvabariigist. Tere! Siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio. Tallinna stuudios Marek Strandberg, Hindrek Riikuja ja Priit Hõbemägi ja head sõbrapäeva kõigile meie kuulajatele. Esines ansambel Ruja, inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. See ei ole meile muidugi mingisugune uudis, oleme seda näinud palju kordi. Aga selle nädala kõige enam räägitud raamat on kahtlemata Eesti inimarengu aruanne pealkirjaga Haridus ühiskonna peeglis ja selle peatoimetajast Eneli Kinsikost on saanud täitsa ootamatult omalaadne meedia superstaar, sellepärast et ei möödu päevagi, kui temaga Rahvusringhäälingus ei tehtaks mingisugust pikka intervjuud, kui ajalehed temast ei kirjutaks, teda ei intervjueeriks, nii et meil on olemas väga tore avalikkuses nüüd üks inimene, kes on hariduse olukorraga väga hästi kursis seotud ja kellele ajakirjanikud ligi pääsevad, kuigi Eneli Kinsiku ju tegelikult ju ei ole nagu erialalt üldse haridusega niivõrd seotud, aga Eesti inimarengu aruanne tavaliselt möödub suhteliselt valutult ja vähese tähelepanuga, see on niisugune teadlaste heietus nendest asjadest, mis neid rohkem huvitavad, uuritakse mingisugust segmenti ühiskonnast. Viimane suur laine, mis oli inimarengu aruandega seotud, oli siis Raivo Vetiku toimetatud inimarengu aruanne, kus siis tuli üldisesse käibesse siis sõna teine Eesti, millele kunagine president Arnold Rüütel omakorda kõvasti hoogu andis, aga see praegune inimarengu aruanne haridusest puudutab kõiki neid, kes vähegi haridust on omandanud, kes omandavad, kelle lapsed on omandamas, hakkavad seda tegema, nii et see puudutab ühiskonda väga tõsiselt ja kogu see diskussioon, mis on lahti läinud, näitab see, et puudutati olulist valupunkti ja kui vaadata seda paberile trükitud inimarengu aruande formaati, 400 lehekülge, paras tellis, sõna otseses mõttes, siis selle avaleheküljel on illustratsiooniks pilt viltu vajunud pisatornist, mille peale on kirjutatud haridus. Õnneks veel mitte Eesti haridus, aga haridus igal juhul. Üks peamine järeldus või tulemus õigemini, mis on puht statistiline, mis sellest ju aruandest näha on asjaolu, et matemaatikaeksami tulemusi riigieksamitel mõjutab väga tugevalt või on korreleerunud see sellega, milline on vanemate majanduslik seis. Ja see on
ärevaks tegev. See on loomulikult suur küsimus, et kas see on päris põhjus, mille tulemusena matemaatikat eksami tulemused on kehvad, et vanematel on kehv majanduslik seis. Aga see viib meid ühe olulise asja juurde, mis siiamaani Eestis klaarimata ja see puudutab põhiseadust. Meie põhiseaduses on huvitav punkt hariduse jaoks, kus on spetsiifiliselt mainitud, et Eesti haridus on ilma õppemaksuta, kooliharidus on ilma õppemaksuta. Kui me võrdleme seda näiteks Soome põhiseadusega, kus sõna selgelt öeldakse, et kooliharidus Soomes on tasuta vanemate jaoks, siis sealt tuleb välja see erinevus ja seda teavad ju kõik vanemad, et õppemaksu küll ei küsita, aga õpikud, töövihikud, vahendid, koolivormid, kuni spordiriiete ja muu asjani välja tuleb kõik soetada. Kunstitarbed ja kõik mis muu. Ja loomulikult on see aasta-aastalt ettevõtjate jaoks, kes seda toodavad, aina suurem tuluallikas, pidades silmas õpikuid, ja vanemate jaoks aina suurem väljaminek, mida rohkem lapsi, seda suurem väljaminek. Ja ma arvan, et tänaseks ongi see kerinud sinnamaani, et põhiline küsimus, mida me peaks küsima, on see, et kas me oleme ikka õigesti teinud, et me ei ole haridust oma lastele olukorras, kus argumente, miks peredes lapsi vähe on niigi palju, muutnud, kas või põhiseadust muutes, tasuta hariduseks, et tõepoolest inimesed ei peaks pead vaevama, kuidas üks või teine asi selleks, et lapsi harida, osta. Mina tahaks kõige selle peale küsida, et mida me siis nüüd nii väga uut teada saime sellest aruandest, seda, et nii erinevad koolid kui erinevad piirkonnad on jaotunud erineva elatustasemega inimeste vahel ja selles mõttes on, võib-olla nüüd öelda, et rikaste koolid ja vaeste koolid on mõnevõrra liialdus, aga seda me ju kõike tegelikult teadsime. See, et eestikeelse haridusega on probleeme, seda me teadsime, see, et matemaatikaeksamiga ja selle tulemustega ja sealt edasi õppiminekuga on probleeme, seda me ka ju kõike teadsime, et mis on see uus asi, mida me teada saame? See me teadsime küll, aga nüüd on see teaduslikult tõestatud ja see ongi see suur vahe, et kui lihtsalt on olemas selline tunnetuslik mingisugune teadmine, taju, siis sellele ei saa ehitada poliitikaid. Minu meelest on see oluline, aga nendele teadmistele on võimalik ehitada nüüd mingisuguseid poliitikaid, millel, ma eeldaksin, et on olemas mingisugune mõjuanalüüs, et teatakse täpselt, et kui midagi tehakse, et siis mis võiks olla selle tagajärg, et nii nagu sa siin Marek alguses mainis, et matemaatika eksamite tulemused on seotud pere varandusliku olukorraga. Seal konkreetselt on siis välja toodud seda, et kõige otsesemalt on siis head tulemused matemaatikas seotud lapse ema palgatasemega. Et mida rohkem lapse ema teenib, seda paremad tõenäoliselt on lapse tulemused siis matemaatikas. Ja teisest küljest see kinnitab, eks ole, seda, mida sina ütled, et eks me seda teadsime paremgi, et Eestis on siin Tallinnas 10 kooli ja teistes suurtes linnades igaühes 1 ja 2, mis on nii-öelda eliitkoolid, mis tähendab seda, et seal on õpilased, kes pärinevad peredest, mis on paremal järjel. Sinna panevad neid vanemaid, kes on ise kõrgema hariduse saanud ja soovivad oma lastele anda paremat haridust ja täpselt nii ütlebki siis Eesti Vabariigi põhiseadus, et vanemad on vastutavad oma selle eest, et millise oma laste käekäigu eest ja selle eest, millise hariduse nad saavad, et nad annavad oma parima. Ja selles mõttes võitlus nende koolidega ja selle võitlus haridusliku lõhega, millest on siin ka varasematel aastatel palju räägitud ja see hariduslõhe on siis ka selles inimarengu aruandes üks selliseid põhilisi terminid, siis mis mulle selle aruande juures väga meeldib, on see, et vist esimest korda avalikus diskussioonis ma näen seda, et hariduslõhet ei taheta nii-öelda likvideerida siis parematel inimestel pea maharaiumise tõttu, mis teeks kõik ühepikkuseks, vaid otseselt, mida siis teadlased soovitavad, on see, et nad ütlevad, et see on väga hea, et osa inimesi on paremini motiveeritud, meil ongi tarku inimesi vaja,
aga probleem ei ole mitte nende tagasitõmbamises või nivelleerimises, vaid küsimus on selles, kuidas aidata kõiki teisi järgi, kas rahaliselt, organisatsiooniliste meetmetega või mida iganes, et ka kõik need koolid, mis nii head ei ole, et need tõuseksid paremale tasemele ja see võimaldaks siis nagu seda üldist taset veelgi kõrgemale lükata. Vot see on asi, millest mina ei ole kunagi aru saanud, et kust tuleb nagu see suhtumine ja kust tuleb see arusaamine, et selle jaoks, et hariduslikku lõhet vähendada, selle jaoks peame kellelgi nagu pead maha võtma. Minu arust vastuoksa on kogu aeg pigem räägitud just sellest, et kuidas saavutada nii-öelda allpool paremad tulemused, sellepärast et jube lihtne on võtta, eks ole, ma ei tea, riigieksamite pingerea, eks ole, top 3 kooli ja öelda, et seal on kõige paremad tulemused ja seal on kõige paremad õpetajad, et tegelikult kaugel sellest, eks ole, nendel õpetajatel on nii-öelda valikmaterjal, kellega nemad töötavad ja nende töö on selle võrra võrreldamatult lihtsam, kui võtta tagantpoolt mõni kool, kus õpetaja peab üheaegselt tegelema nii sellega, et kõige helgemad pead ja igas koolis on helgeid päid, et kõige helgemad pead oleksid võimalikult heal tasemel ja ka, et kehvemad tuleksid järgi. Et see ülesanne on palju keerulisem, kui õpetada klassitäit 24 või 30 nii-öelda välja valitud õpilast. See on kõik täiesti õige, lihtsalt et küsimus, et kas siis on mingit sellist ilmingut olnud, on ikka, et meenutagem siin kas või haridusministri selliseid väljaütlemisi, kus ta nii-öelda eliitkoolide sinna kandideerimist on üritanud piirata, et minu meelest kõik need sammud, mis on suunatud sellele, et oi, te ikka ei tohi sinna minna, et ikkagi kõik võrdselt ja kõik võrdselt on see täpselt, millest Priit räägib. Ja kui me küsime nagu funktsionaalselt, et mis siis probleem on, et me näeme väga selgelt, et varanduslik võimekus mõjutab inimeste matemaatilisi tulemusi. Me teame ühiskonnas seda, et matemaatilised oskused on eelduseks, et oleks häid insenere ja kõike muud sellist. Ja nüüd ongi nagu see, et mõnes mõttes on see mängulaud väga selgelt ära värvitud ja teada, et lootus loomulikult, kui me põhiseadus uuena vastu võeti ja haridusprotsess käima läks uues olukorras, oli see, et ju siis saavad kõik rikkaks ja kõigil on parem olukord, mis tänaseks juhtunud ei ole, mis tähendabki seda, et meil on siiski vaja mõelda kahe asja peale ja väga jõuliselt vaja mõelda, et kust meie tulevane edu tulla saab. Üks on tõepoolest see, et kas me ikkagi julgeme ja tahame öelda, et ühiskond peaks pakkuma kõigile oma lastele tasuta haridust ja teine, mis on väga oluline, on see, et asendada see väljamõtlemine, et kuidas küll kooli saada paremaid õpetajaid ja kuidas olemasoleva raha raames üles ehitada veel kummalisemaid konkureerimismeetodeid, et need edukamad saavad natuke rohkem ja need vähem edukamad natuke vähem õpetajate poolt, et iseenesest ju eraettevõtjal on olukord lihtne. Kui ta tahab head inimest, siis ta palkab seda ja on selge, et hariduses raha puudus on meeletu ja hariduse kvaliteet meie tulevikku määrab valdavalt. Mida sa, Marek, muidu selle tasuta hariduse alla silmas pead? Ma pean silmas seda, et laps ei pea maksma sentigi selleks, et jõuda kooli, et laps ei pea maksma sentigi selleks, et saada endale ja vanemad ei pea maksma sentigi selle eest, et oleks õppevahendid, et nad ei pea maksma koolitoidu eest, et nad ei pea maksma sportimisvahendite eest, mitte millegi eest. Täpselt nii, nagu see on Soomes üles ehitatud, kus sõltumata laste vanemate varanduslikust seisukorrast on lastel kõigil täpselt samasugused tingimused, kõik õppevahendid, kunstivahendid, mis iganes on maksumaksja poolt tagatud ja haridus on ühetaoliselt kättesaadav. Okay. Aga riided selga peab ju ostma. Kui on koolivorm, siis ostab riik, kui riie on tavapärane nagu paljudes koolides, siis loomulikult pere ise. Ei, aga ka Soomes ju nii-öelda kehalise kasvatused riided ja spordiriided on, kui nad erilised spordialad, siis on maksumaksja poolt. Ei, tavalistest, mis erilisi spordiriideid on ikka 6. või 8. klassi õpilasel kehalise kasvatuse. See on nüanss, me räägime põhilisest asjast. Kõik võimalikud kulud, mis on seotud õpikute, õppevahenditega. Aga seda ju Eestis ei maksa, vanemad ei maksa õpikute ja töövihikute eest Eestis. Õppevahendite eest? Töövihikute ja õpikute eest ei maksa vanemad Eestis. Mille eest nad maksavad siis?
ostadki kehalise kasvatuse jaoks, ostad vahetusjalanõud, eks ole, ja lühikesed püksid siseruumidesse ja pikad püksid õues tegemise jaoks ja rohkem Eestis, vanemana ei pea maksma. Kukume siin kui me jätame kõrvale need tihtipeale need eliitkoolid, kes küll väga mitmesuguseid rahasummasid oskavad välja. Ärgem takerdugem siin omavahelisse vaidlusse, et minu arust olulisem on tegelikult see kutsehariduse pool ja vaat see on asi, millest mina päris hästi aru ei saa. Las ma teen sissejuhatuse. Ühesõnaga siis see on tõepoolest, nagu Indrek ütleb, üks põnevumaid siis osasid siin ja siis kas kutseharidus tasub ära ja selle põhisisu siis on kirjutanud selle peatüki jaoks Kaspar Oja Eesti Pangast ja tema põhisõnumid on sellised. Kutseharidusega inimesed teenivad keskmiselt vähem kui üldkeskharidusega inimesed. Mõnes valdkonnas, näiteks sinikrae ametites on palgad kõrgemad kui üldkeskhariduse omandanutel. Poliitiline surve suunata kutseharidusse rohkem õppijaid ei ole kohane, kui tööturg kutsekoolide lõpetajaid ja väärtustada. Ja Kaspar Oja, siis jälle ma siin täpsustan seda, et see on teaduslik väljaanne. See on teaduslik väljaanne, siin keegi ei kirjuta seda, mida ta arvab, et kuidas on või mis. Kõik need seisukohad on analüüsitud läbi ja põhinevad meil olemasolevatele andmestikele, andmebaasidele ja mida siis selles teoses on eriti öeldud, et Eestis on tohutul hulgal haridusega seotud andmeid, mida me mingisugusel põhjusel ei kasuta nii, nagu me võiksime kasutada. Aga Kaspar Oja juurde tagasi, siis ta põhimõtteliselt ütleb seda, et kui riik suunab kutsekoolidesse inimesi, ehk et kui Tartus oli siis möödunud aastal oli siis möödunud kevadel oli vähem gümnaasiumikohti, kui oli soovijaid, siis kõlas haridusministeeriumi poolt või kuskilt sealt poolt jälle see teade, et aga me soovimegi ju, et rohkem et kõik ei pea minema gümnaasiumisse, et osa peaksid minema siis kutseharidusse. Ja nüüd see raport ütleb meile seda, et kui inimene läheb gümnaasiumi asemel siis kutseharidusse, siis paljudel juhtudel ta võib sattuda sellisele erialale, milles puudubki perspektiiv, see eriala on kaduv, ta hakkab saama vähem tööd või vähem tasu kui üldkeskharidusega inimene. Küsimus siis selle punktiga seoses, mis pärast õpetatakse üldse selliseid alasid, mis ei ole perspektiivikad, miks riik poliitiliselt suunab noori sellisesse kohta, kus ta võib sattuda tupikteele ja siin öeldakse ka seda, et siis 1 aasta kutseharidust toob inimesele edasises elus vähem raha juurde, kui ta lõpetaks keskhariduse või omandaks kõrghariduse. Nii et see, mida siis Kaspar Oja meile siin ütleb, et kutseharidus, see on tore küll, aga praegu kahjuks poliitilise surve tõttu suunatakse noori tihti ka sinna, kus nende perspektiiv on palju väiksem või mitte palju, on väiksem kui siis, kui ta oleks lõpetanud üldkeskhariduse. Aga nüüd sõna Indrekule. Oi, aitäh, pole kohe nii personaalset lähenemist oodanud, aga ei, ma võin sellel teemal meelega rääkida, kuna meie peres on just läinud möödunud aastal 2 põhikooli lõpetanud noormeest on läinud kutseharidusse ja seetõttu sai ennast nagu see päris põhjalikult kurssi viidud sellega, mida Eesti kutsehariduses pakutakse, kui palju on seda valdkonda reformitud ja kui palju seda tegelikult veel reformitakse, sest et näiteks siin samas Tallinnas on ju käimas, on just parasjagu nii-öelda koolide pooleli hulga koolide ühendamine nii-öelda ühtede katuste alla, siin 3-4 kaupa pannakse neid koole kokku ja selle käigus nii-öelda väga põhjalikult ja ikkagi väga põhjalikult vaadatakse üle nii see, mida õpetatakse, millel on perspektiivi, kuidas õpetatakse, et vähendada mõnevõrra nii-öelda dubleerimist, et parandada seda hariduskvaliteeti, ehk tehakse ja võimeldakse ikkagi päris palju. Meil on ammu möödas need ajad, kus inimene läheb õppima kutseharidusse ja ta ei saa isegi mitte nuusutada, rääkimata siis veel oma kätega proovimisest seda kaasaegset tehnikat, millega tegelikult tuleb tööd teha, kui see kool ükskord läbi on, need õppebaasid on ju tänasel hetkel ikkagi Eesti kutsehariduses väga korralikult varustatud ja kui me vaatame ka palgatasemeid, siis lõpetad sa kutsekooli või lõpetad sa ülikooli, head palka saad sa siis, kui sa oled ise ka hea tegija
ja tegelikult nii-öelda nagu enamus inimesi ei saa seda head palka, et kui sa lõpetad Tartu Ülikoolis õiguse magistratuuri, siis sa võid olla vandeadvokaat, kes teenib 10 000 eurot kuus, aga võimalik on olla ka kuskil mingisugune spetsialist kuupalgaga 2000 või 2500, et see sõltub sinu enda sinu enda teadmistest, oskustest, sellest, kui hea sa oled, et see on ühtemoodi nii kõrghariduse kui kutsehariduse poole peal, aga need ma ütleks tumedad toonid mind nagu üllatasid natuke kutseharidusesse. jah, selge, doktor Strandberg. No ega see ongi ju paljuski kutsehariduse mõttes on siin püütud ju aastate jooksul sellist stigmatiseeritud olukorda, mis on pärit, ma arvan, nõukogude ajast, kus kutseharidust on peetud mingiks teisejärguliseks kuidagi moodi. Need oli ka lollide koolid. Ja see, ma ei ütleks isegi nii, aga ta oli nagu väga kummaline. See ei ole ammu enam nii. Ma olen suga 100% nõus, et tänasel päeval kutseõppeasutuste varustatus ja seal olevate õppejõudude ja õpetajate nagu tase, teades neid ka, on ülihea. Ja selline stigmatiseeritus või märgistatus on minu meelest üsna halb nagu komme, seda enam, et ega ju jällegi seesama asi, mis sa mainid. Praktilise õpetamisega koos ka kõik võimalikud nagu matemaatilised oskused ilmselt pigem paranevad, kui kehvemaks muutuvad. Ja kutsehariduses tehakse ettevõtlussektoriga väga tõhusat koostööd. Just. Nüüd ainukene asi, mis vahel tekitab sellist küsimust, on see, et meil on, eks ole, see OSKA programm või see nii-öelda teadmiste kogumine selles osas, et mida meil tegelikult Eestis vaja on. Ja seal on, ma olen natukene sellega kursis aegade algusest saati või mõnda aega olnud. Ja üks asi, mida seal ei kasutata ja mulle tundub, et millegi tõttu ei kasutata, on see, et me püüame pingsalt ise välja mõelda, mida meil vaja on, mida ometi meil vaja on, küsida ettevõtjate käest, et kuulge, mida teil vaja on ja sellest tuletada siis näiteks kutsehariduse profiili. Samas on meil olemas palju lihtsam võimalus, me peaksime vaatama, milline on, kuidas ma ütlen, konjunktuur meie ümber olevates riikides, konjunktuur nendes kohtades, kuhu me oleme harjunud või soovime oma tooteid müüa. Ja pigem mulle tundub, et sellisest konjunktuurist, mitte oma enda ettekujutusest selle konjunktuuri kohta, on võimalik tuletada parem kutsehariduse profiil, kui pelgalt nii-öelda mõeldes välja seda, et tõepoolest, et kui me küsitleme kõik oma ettevõtjad läbi, mida nad tahavad, siis nad tahavad ju kõike ja püüda siis sellest nagu tekitada seda parimat profiili, mida õpetada, on minu meelest natukene ebaõnnestunud tee. Ja ühest asjast räägiti selles aruandes veel palju ja see oli huvihariduse finantseerimine. Nimelt, eks me oleme ju, mäletame seda väga hästi, et aasta-aastalt väheneb laste huvihariduseks mõeldud raha ja lapsed ei saa enam käia erinevatel põhjustel nende huviharidust ei toetata, lisaks siis suletakse loodusmaju, nad ei saa siis käia seal looduses, kus nagu käidud juba aastakümneid ja seda aina ala lõpmata siis põhjendatakse sellega, et raha lihtsalt ei ole. Nüüd see toob välja siis see konkreetne aruanne seda, et andmete põhjal sooritatakse siis noorukite poolt nii-öelda seadusvastaseid tegusid just nimelt sel ajal, kui neil võiksid olla huvihariduse tunnid. Et see on siis päevas siis kahel ajal, nii õhtusel kui siis päevasel ajal ja see näitab seda, et huviharidusest ära võetud raha läheb palju kallimaks pärast seda, kui inimesi, kes on sattunud nii-öelda libedale teele, et neid tuleb uuesti normaliseerida ja tuua ühiskonda tagasi ja nagu seal oli öeldud, et 1 euro, mis pannakse huviharidusse, toob tagasi 44 eurot selle kaudu, et me ei pea neid inimesi pärast hakkama korrektsiooniga ravima. Aga siinkohal väike paus.